Mubad peetakse Eesti üheks moodsamaks ja kallimaks haridusasutuseks, mis saadi, kui ühendati Tallinna Muusikakeskkool, Tallinna Balletikool ja Georg Otsa nimeline muusikakool. Tänaseks on aga selle maja kauni fassaadi ilmunud esimesed mõrad. Räägitakse, et töötajate vahel lõõmab intriigide pundar. Räägitakse ka sellest, et lapsevanemad ei ole rahul ja osad õpilased ei taha isegi tundi minna. Nimi, kelle ümber pinged kuhjuvad, on Reet Käärik, klassikalise muusika osakonna õppejuht, kelle vastu on allkirja andnud 59 kolleegi ja kes tänini koolis rõõmsalt edasi toimetab. Klassikalise muusika osakonnas kokku on 160 inimest. Umbusaldusavalduse all oli umbes siis kolmandik inimestest, et ma tahtsin teada, mida siis arvavad need, kes ei liitunud sellega mingil põhjusel. Aga kõik need ka, mis on Reet Käärik ise välja toonud, et motivatsiooni pole õpilastel, lõõmavad tülid siis õpetajate vahel, õpilased ei taha tundidesse minna, kas see kõik vastab tõele? No meie igapäev tegelikult ei ole selline, selles mõttes küll, et see ei vasta tõele. Ma olen majas ikkagi üsna palju ringi käinud ja ka nendel võib-olla viimastel natukene ärevamatel päevadel, mismoodi inimesed siis reageerivad. Eile oli täiesti suurepärane kontsert, õpilased tulid pillid käes, mängisid väga hästi. Et siin inimesed tahavad tööd teha ja õpetajad on väga pühendunud, nad tahavad ka tööd teha. Tšellist Silvia Ilvese 2 vanemat poega käivad just Mubas ja võrdluses vanalinna hariduskolleegiumiga jääb Muba Silvia arvates selgelt alla oma suhtumise töökultuuri poolest. Mis mind häirib, et Mubas on tohutu ussitamine õpetajate toas, et kõik info, mis kui näiteks minu lapsed, ma ei tea, keegi viskab kedagi kapukoores ja leivaga, näiteks minu poiss tegi sellise asja. Ja tänu sellele talle pandi konkursil osalemise keeld kevadel. Kui mulle antaks võimalus, ma vahetaks kooli tagasi Tallinna vanalinna hariduskolleegiumi, kus mu lapsed esialgu õppisid. Kui seal ka midagi toimus, direktor suhtles, oli olemas, aga Muba direktor Timo Steiner, kes oli direktor juba siis, kui mina olin koolilaps. Ta praegu kardab mind, ta hiireb, ta ei taha probleeme, tahab turvatsooni, probleemidega ei tegeleta. Sööklas ma näen, et Mubas seal lagi tilgub siiani, Kauss on seal laajal uhke kool, aga ikkagi tegelikult väline ei määra. See on nagu ilus õun, mürki täis pistitud, aga seest ikkagi hallitab ja mädaneb. Kätri Kiilberg lõpetas muusikakeskkooli viimase lennunaine Muba loomist ja ütleb, et paljud probleemid on suurde ühendkooli kaasa tulnud. Peamised probleemid siis on ikkagi see, kuidas õpetajad, eriti siis individuaalõpetajad suhtuvad õpilastesse. Et mingid sellised karjumised, sõimamised, kõik sellised asjad, mis ei peaks üheski koolis olema normaalsed. Ja teine asi on muidugi see, et kui palju tunde tehakse individuaalselt. Et paljudel õpetajatel on erinevad kohad, kus nad töötavad, a la mingid orkestrid või nad töötavad mujal õpetajatena, annavad kontserte ja mõndade õpetajatega on olnud see probleem, et nad lihtsalt ei anna piisavalt tunde või jätavad tunde ära ja ei tee neid järele. Klassikalise muusika suuna õppejuht on tänaseks selgitanud olukorda, kus tema vastu ollakse sellega, et lapsevanematele ei meeldinud, kuidas lapsi õpetati ja seda lahendada püüdes pöördusid õpetajad tema vastu. Et klassikalise suuna juhiga siis Reet Käärikuga rääkida, siis te ütlesite, et täna on see võimatu. Miks? Kuna see on väga tugevalt jälle esile tulnud probleem, et täna tegelebki konkreetselt selle küsimuse lahendamise ja läbimõtlemisega, et me saaksime siit edasi minna. Meil on kohe varsti ka üks koosolek selle algamas, et tõesti lahendusi leida. No kuidas teie koolijuhina hetkel tunnete, mis see Muba tervis siis on ja kas teie jääte püsima oma ametikohale? Ma ei usu, et see on nüüd kõige olulisem Muba jaoks, et kas mina jään püsima või mitte. Et see on väga mitmekülgne, väga eriline maja. Ja ma usun küll, et see on väärt see mõtlemine lõpuni mõtelda, et see Muba saaks ilusti edasi minna. Ei saa öelda, et liiga palju probleeme korraga hetkel vähemalt? No selles mõttes on suur maja, siin alati juhtub palju põnevat ja palju põnevaid sündmusi, nii et need on kõik selleks, et neid lahendusi leida ja mõnes mõttes ka ikkagi nautida seda, mille nimel me seda teeme, kunsti nimel.